Tere kõigile, tere tulemast Tiiu Tara kanalile. Käesolev video on ajatu kollektiivne sõnum. Vaatame, mis on kaartidel kõigile meile siis öelda, mis on olulised sõnumid, mis sul on siis praegusel hetkel vaja kuulda. Ja siis, kui see video sind üles leiab, järelikult tollel hetkel sul ongi mõnda sõnumit siit videost vaja kuulda. Võta siit endaga kaasa see, mis sa tunned, et on sinu jaoks oluline, tähtis, mis haakub sinuga hetkel, mis ei ole, järelikult on see kellelegi teisele. Lase see endast kohe lahti. tiiutarat.ee lehel on väga palju ägedaid lugemisi veel, kui sa tunned, et see lugemine sinuga siis haakub, seal on mida toob aasta 2026, seal on mida toob kevad, märts, aprill, mai ja seal on ka erinevaid lugemusi siis armastuse teemal, töö teemal, raha teemal, kõikidel teemadel. tiiutarat.ee ja kui sa tahad enda isiklikku lugemist tellida, siis kirjuta mulle tere@tiiutarat.ee. Aga me lähme nüüd siia siis ajatute kollektiivsete sõnumite juurde. Meil on esimene kaart on siis Lemuria oraakli kaartidest, see on kaart number 43 ja see on temake lootus, et lootusõis ehk siis see lill, eks ole, lootus, seda on siin nagu kujutatud. See lill siis puhkeb õide ja välja tema peast või et kroon tšakrast siis sellelt siis inimeselt või olendilt. Järgmine kaart, mis ka siis samast kaardipakist tuleb, see on kaart number 1. Ja see on maatähe tšakra, eks kõige alumine tšakra, mis meil on, mis ühendab meid väga tugevalt siis enda juurtega ja maaga ja ka meie kindlustundega. Järgmine kaart on armastuse ja paarisuhete kaardipakist, kaart number 21, vali armastus. Sul on alati võimalus valida, tee enda valikud armastusega. Siis on meil, ma ei imesta, meil on järgi siis abielu ja lähisuhete ja paarisuhete, tugevate suhete siis kaart või et sellel kaardil on siis sõnumid edastada meile selles vallas. Ja samuti meil on ka siis sõnum kannatlikkusest järgmise kaardi näol ja see kaart räägib ka tegelikult informatsiooni kogumisest, õppimistest, koolitustest ja kursustest. Haldjate kaardipakist meil on puutarkuse haldjas oma flöödiga ja meil on ka ennustamine. Nii et väga-väga huvitav sõnum, väga erinevad sõnumid on siit välja siis juba koorumas. Meil on ka siis kuu oraakli-kaartidest, see on kaart number 1, veeelemendis, see on siis kasvav kuu ehk noorkuu ja selle kaardi nimi on vaist. Järgmine kaart on meil Demeter ehk siis üks Kreeka jumalannadest, mis on siis viljakuse ja jahi jumalanna. Tarost kohtumõistmine tagurpidi, maailm õigetpidi, mõõdukus, tagurpidi, sauatäs, tagurpidi, surmakaart, tagurpidi ja õiglus õigetpidi. Vau, päris korralikud energiat, eriti kui see taro ka veel meile takka otsa hakkas siia tulema. Nagu sa näed, päris palju kaarte on ka täna siia ajatusse lugemisse tulnud välja. Tavaliselt neid nii palju ei ole. Siin on nagu kuidagi topelt neid energiaid ja väga-väga palju kuidagi erinevaid sõnumeid. Aga miks ma ütlen vau, et mis see taro siin teeb? Taro kaartidest on väljas 6 kaarti. 5 nendest on suured kaardid. Taros on nagu väike arkaan ja suur arkaan, väiksed kaardid, suured kaardid ja suuri kaarte on nagu tunduvalt vähem, ütleme niimoodi, ja suured kaardid nagu ennustavad tunduvalt rohkem ja suuri kaarte on 6 väljas 5, mis on nagu väga märgiline ja võimas, et me oleme praegu sellisel võimsal pöördelisel ajaetapil tohutut muutust, kordaminekut, edu. Kui sa tunned, et sa oled elus seisnud nagu hästi paigal, et sa tunned, et sa tammud ühe koha peal, sa oled mingis nõiaringis kinni, asjad ei lähe nii, nagu sa tahad. Justkui nagu sa kirjutad ja sa saadad igale poole kirju ja sa helistad inimestele, sa proovid kõike saada ja teha ja mitte kuidagi nagu ei lähe. Ja sul on juba tunne, et natukene selline meeleheitele nagu aetud, siis tea, et see saab kohe läbi. See on lõppemas, sa oled lõpetamas lihtsalt seda vana tsüklit. Sellest räägib meile kohtumõistmine, sellest räägib meile maailm, sellest räägib meile surmakaart. Need on kõik 3 kaarti on ääretult transformatiivsed energiat. Nagu ääretult transformatiivsed. Nad on nii suurte nagu muutuste ennustajad, et see on midagi nagu sellist seni kuulmatut või et enneolematut. Ja see on väga-väga hea kordaminek, mis sul siit on tulemas. Eriti kaardid räägivad tööst, rahast, karjäärist, võib-olla ka sellise isiklikud eesmärgid ja nagu sinu eluunistused. Ja selles vallas, kuigi meil on ka natukene suhtesõnumeid siin siis ka laua peal, eriti nendes kaardides siin, et meil on ka see abielu ingel siin väljas. Räägime sinu tööst, karjäärist.
mingisugune suur peatükk on lõppemas. Ma ei imesta üldse, kui nagu enamus meist hakkavad nagu töökohtasid vahetama, sest meil on väljas esiteks maailm õigetpidi. Maailm on kaardipaki viimane kaart. Ta sulgeb ühe väga-väga suure elutsükli. See kaart ennustab ka suurt reisimist, kolimist välismaale, enda äriga alustamist, sauatässaga koos, sauatäss on ka laual, eks ole, sauatäss ja maailm on siin väljas, suuri kategoorilisi tööalaseid muutuseid, parema töökoha leidmist, õiglus ongi ju lepingule alla kirjutamine, uue koostöölepingute sõlmimine, ka uude töökohta saamine, surmakaart tähendab ka mugavustsoonist välja tulemist, sauatäss tähendab uue äri või uue töökoha, uue projekti väga-väga edukat algust ja ka edukat kulgu. Ja meil on ka väljas kohtumõistmine, mis siis ka indikeerib kolimist, suuri muutuseid, töökoha vahetust ja ka ümberkorraldusi suhetes, et päris korralikud nagu muutuste energiat. Ja maailmakaardist rääkides, tööalaselt, mida ta tähendab? Paljud tahavad vanast töökohast ära tulla või et kui sa tunned juba nagu tülpimust või et isegi kui sulle meeldib töökoht, aga sa lihtsalt nagu tunned, et tead, see on vist ammendanud või ammendamas ennast, eks ole, et ma tunnen, et oli küll tore, aga ma tahaksin midagi teistsugust või midagi uut, ise ka veel ei tea, mis see uus on ja usu mind, sa leiad selle suhteliselt kiiresti. Ma isegi ütleksin, et see on nagu paari päeva, paari nädala nagu teema, et see ei võta enam kaua aega, et sa leiadki selle uue nagu suuna, kuhu sa siis oled loodud nagu edasi liikuma. Aga maailma siis tähendab nagu lõpetatust, et see vana energeetiline karmaring ja karmatsükkel saab lõpetatud, saab täidetud ja uus ring on alati helgem ja uuem ja parem kui vana. Meil on parem raha, parem töökoht, paremad suhted, rohkem armastust, rohkem helgust, vabadust, õnnetunnet. Me saame ise ka tunda ennast nagu avardunumalt või vabamalt natukene, eks ole, et maailm nagu sirutab tiivad välja ja lendab täiesti uude kohta. Ja maailm on ka nagu selline pidulik lõpp, et kooli lõpetamised, kelle on eksamid pooleli, need lähevad edukalt. Maailm on nagu, et see on juba tehtud nagu kaart, eks ole, et meil on kuidagi tööd esitatud, eksamid tehtud ja me oleme endaga jõudnud nagu justkui punkti ka elus, ka energeetiliselt, et nüüd on vaja minna lavale aktusel ja siis pidulikult enda paberi ja lillekimp siis vastu võtta, eks ole, et sa oled väga suure töö nagu ära teinud ja sind on ootamas tegelikult next level ehk siis järgmine tase. Seda maailm tähendab. Maailm mõnikord tähendab nagu, et kuna ta on veel kaardipaki viimane kaart, ta on nagu vana ringi viimane lõpp, mitte uue ringi algus veel, eks ole. Kuna ta on vana ringi viimane lõpp, siis see tähendab ka otste kokku tõmbamist. Mida ma siit õppisin? Mida ma õppisin sellelt suhtelt? Mida ma õppisin sellelt töökohalt? Miks mul oli vaja üldse siia jõuda? Mis on hetkeseisu järgi kõige olulisem teema õppetund, millele ma pean veel otsa vaatama? Mis on mul veel lahendamata, teadvustamata? Mida ma ei taha endale tunnistada? Eks ole, mis on need viimased õppetunnid? Mul on tunne, et sa oled mingisuguseid viimaseid otsi nagu kokku tõmbamas ja tõesti lendu minemas nagu uude ellu ja väga palju nagu sellist kõrgenevat energiat on siin, sest kõrval on meil ka kohtumõistmine. Kohtumõistmine on ka next level, aga ta ei ole nagu 2 sammu edasi või 10 või 100 sammu, ta ei ole isegi 1000 sammu edasi, ta on reaalselt 1 000 000 sammu edasi, ta on niivõrd nagu suur ja võimas ka, et kohtumõistmine üks kõige võimsamaid, kategoorilisemaid elumuutuseid, mis üldse saab välja tulla. Ja kohtumõistmine on tagurpidi, mis tähendab seda, ma ei tea, ma ei julge, ma ei saa, mul ikka pole raha ja aega ka ei ole ja kes mind ikka tahab ja mina ikka ei saa. Ja siis me istume kinni selles vanas kohas, vanas mugavustsoonis ja seda räägib ka surmakaart tagurpidi ja me peame sellest välja tulema. Kohtumõistmises tagurpidi on väga palju hädaldamist, enesehaletsust, kriitikat, hirmuga teiste inimeste kriitika suhtes, et äkki ma ei meeldi talle, äkki ta ei taha mind, äkki ma ei jõuagi kunagi välja sinna, kus ma tahan jõuda, äkki ma ei saavutagi enda unistusi, äkki kõik inimesed naeravad mu üle, kui ma nüüd selle elumuutuse teen, kui ma vahetan enda näiteks välimuses midagi välja või et ma alustan uut tööd või õpin ümber, siis äkki ma ei meeldi, äkki ma ei saa, äkki, vaata, öeldakse, et äkki tuleb püksi ka, et kohtumõistmisega tagurpidi meil tuleb saada endast üle, enda hirmudest üle, ma tean, et seda on väga kerge öelda, need hirmud on alati väga halvavad, väga pikka aega vedeleme nende sees ja ka teiste inimeste tagasiside ja kriitika ja teiste arvamuse kartmine, see käib ka siia juurde. Et ma kuidagi, et see hoiab meid hästi nagu vangis. Hirm olla nähtud, hirm olla armastatud, hirm olla toetatud, hirm, et äkki see kõik toimibki.
äkki ma saavutangi kõik, mis ma tahan, äkki ma ei suuda seda hoida, äkki saan uue töö, lastakse lahti, äkki ma ei saa hakkama sellega. Et tuleb küll järgmine tase, sul on suured elumuutused, aga äkki see on liiga palju tööd minu jaoks. Vaata, meil on ka igasugused sellised hirmud. Tead, ma ütlen sulle kohe, konkreetselt, kõik need hirmud on ääretult alusetud, sa oled need endale välja mõelnud, sa kujutad oma peas kõige hullemat ette, sul ei lähe mitte midagi halvasti, kohtumõistmisega tagurpidi, jah, sind on palju kritiseeritud, halvustatud, palju inimesi on olnud kadedad sinu peale, sinu edu peale, sinu suhete peale, sinu nagu karjääri arengu peale, aga see ei tohi lasta meile ennast nagu tagasi hoida. Me peame nagu endast üle saama ja ka hirmust nagu, et olla nähtud teiste inimeste poolt või olla, et mingi kriitika või tagasiside või mis iganes, et nad näevad, mis ma teen, issand jumal, ta teab, mis ma teen. Vaata, sellest tuleb ka nagu hästi üle saada. Vahet ei ole, mis nad arvavad, las vahivad. Eks ole, et meil tuleb ka nagu kuidagi enda hirmud endaga kaasa võtta. Mõnikord me ei pea neid ületama või hullult kustutama enda hirme. Tunne hirmu, aga tee ikkagi. Las see hirm lööb sul ikkagi põlved täiega värisema, aga tead, mine oma värisevate jalgadega ikkagi edasi. Ära jää nagu ühe koha peale tammuma. Elu peab muutuma, energia peab liikuma, mida rohkem ühe koha peal istume üle mõtleme, seda hullemaks me kõik asjad mõtleme ja meil tuleb nagu liigutada ennast. Ja kui sa tunned, et tänasel päeval sa oled endaga nii kinni, et ei saa, et ma ei tea, mis tööd ma tahan, ma ei tea, mis suhetes toimub, et ma tammun ühe koha peal, siis mine lihtsalt võib-olla jaluta looduses, liigu uues kohas, mine käi kuskil uues poes, vaata uusi asju, et me peaksime nagu uut energiat kogema või ennast nagu sellest ka füüsiliselt, sellest paigalseisust välja saama. Võib-olla kodus, viska vanad asjad ära, vaheta midagi välja, et see aitab sellel nagu energial liikuma saada. Paljud teist hakkavad kolima, sest maailm ja kohtumõistmine tegelikult tähendavad uue kodu saamist või kolimist ja võib-olla isegi ka välismaal, et kui sa oled mõelnud, et sa tahaksid reisida, rännata või elada välismaal, töötada välismaal, siis sinu jaoks on ka see maailm siin. Sa lihtsalt ise väga kardad. Teine asi, mis meid hoiab tagasi, teisel pool seda tohutut edu ja kordaminekut ja mida see maailm meile toob, on mõõdukus tagurpidi. See on järgmine plokk. Mõõdukus tagurpidi on kärsitus ja kannatamatus. Tahan kõike kohe nüüd ja praegu, miks sa juba ei tule, miks ma juba ei saa, issand jumal, miks ta ei helista, miks ta ei vasta, bla, 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 bla. Ja siis see on ebastabiilne energia tegelikult mõõdukuses tagurpidi, ja meil tuleb endale meelde tuletada, et kannatlikkus on rikkus ja mõnikord sõna otseses mõttes, reaalselt rahaliselt, eks ole, ka rikkus. Ma võtan rahulikult, ma tean, et ma saan kõik, mis ma tahan. Kui ma manifesteerin endale midagi, siis ma keskendun ainult kõige ideaalsemale, kõige paremale, kõige meeldivamale unistuste eesmärgile. Ma tahan unistuste tööd ja unistuste suhet ja unistuste kodu, mitte ma ei võta mingit mõttetut tilu-lilu endale vahepeal, eks ole, et ära aja ise ennast paanikasse ja selle kiirustamisega, et issand jumal, et ta ei vastanud mulle ühe päeva jooksul, nüüd on kõik läbi. Tegelikult ei ole. Ja mõõdukusega tagurpidi mõnikord me ka liiga vara anname nagu alla, et ma proovisin midagi, ei tulnud kohe välja, nüüd jätan pooleli, nüüd on kõik halvasti. Tegelikult ei ole, eks ole. Et mul tuleb alati siia meelde, kusjuures see on väga hea lugu, mida siia rääkida. Kõik me teame sellist ettevõtet nagu Bolt, eks ole, see on meil siin Eestis olemas. Ja ka mujal maailmas. Ja tead, kui Bolti looja, siis see esimene päev, kui Bolt oli valmis, see äpp oli valmis, taksoäpp, algeline selline uus asi Eestis on ju, et meil on nagu taksoäpp ja see oli kõik valmis siis produtseeritud, kõik oli tehtud ja siis see lansseeriti nii-öelda, et see esimene päev, millal see läks laivi nii-öelda, inimesed said tellida Bolti äpist. Tead, mitu korda telliti Bolti äpist või? 5 korda. Esimese 24 tunni jooksul telliti 5 korda. Iga teine mats oleks kohe alla andnud, eriti mõõdukusega tagurpidi, et kõik see on läbi, et see oli ebaedukas, eks ole, ainult 5 inimest tellisid, nüüd on kõik. Aga ei, nemad ei andnud alla. Nad panid edasi ja edasi ja edasi ja edasi ja nüüd neil on miljoneid raha. Ehk siis see motivatsioonikõne tuleb nüüd siit, et ära anna kohe alla, kui on mingid tagasilöögid, kui sa arvasid, et midagi uut, mis sa alustasid, on kohe edukas ja võib-olla see ei olnud nii edukas, kui sa tahad, tunne tänulikkust selle 5 inimese eest, kes tegelikult ostsid, kes tegelikult tundsid huvi selle vastu, kes tegelikult ütlesid, et väga-väga äge asi, mis sa tegid, eks ole, ja kütta edasi.
ära anna kohe alla. Et see on ka selle mõõdukuse tagurpidi üks nagu teema, et me kipume nagu, et me tahame joosta enne, kui me oleme õppinud kõndima. Eks ole. Ja see on seotud mingisuguse äriga, tööga, karjääriga või loominguga. Seda ütleb mulle sauatähest tagurpidi siin kõrval. Sauatähest, tihti ma näen, kuidas selles kaardis inimesed alustavad oma äriga. Mingi hobi, talent või oskus, mille sa paned raha teenima, kes hakkab müüma näiteks käsitööd või küünlaid või kes teeb enda e-poe, kes hakkab riideid müüma, et meil on mingisugused nagu nutikad äriideed, võib-olla meil on mingi talent või oskus näiteks maalida või luua midagi, eks ole, või oleme õppinud midagi, vaata siin on, et oled kooli lõpetamas näiteks ka selles maailmakaardis ja nüüd on vaja nagu tööd teha, või et see asi nagu käima saada või tööle saada. Ja sauatähs on üks kõige edukamaid kaarte, sest sauatähsaga alustatud teekond on alati edukas. Ja ässad on igatepidi väga head kaardid, vahet ei ole, et ta siin tagurpidi lihtsalt paar nädalat venib midagi ja siis ikka tuleb, eks ole. Ja sauatähs nagu ta on, et meie edu võti on meie elevus. Kui sul on endal põnev ja lahe, issand jumal, kui lahedat asja ma teen, siis see toob alati raha, siis see on alati nagu edukas. Ja sauatähs võib olla ka mingisugune looming, nagu ma ütlesin, eks ole, et maalimine või käsitöö või mingi, et me paneme selle nagu äriks. Sauatähsaga võib-olla sul lihtsalt tuleb nagu tuhin, et sa tahad maalida või laulukoori minna või tantsida, kirjutada raamatut, sotsmeedias särada, teha mingit blogi teemat, eks ole. Et igasugused nagu sellised loometööd, loomingulised projektid, võib-olla sul on juba midagi ja sa oled aastaid juba teinud ja sa tunned, et sa oled toppama jäänud kuskile, eks ole, sellega või et siis sinu sõnum on nagu see, surmakaart tagurpidi tuleb järgi, et sa pead uuendama seda. Sa oled jäänud mugavustsooni ja mugavasse kohta kinni. Surm tagurpidi, ta teab, et ta peab muutuma, ta teab, et energia ei saa jääda paigale, energia peab liikuma ja muutuma ja muunduma uueks kogu aeg. Surmakaart on suur, sisemine ärkamine, välised muutused, uued töökohad, uued elukohad, uued suhted, ta on suur tegelikult transformatsioon, aga surm tagurpidi on mugavustsoonis selles vanas energias veel kinni. Kohtumõistmine tagurpidi samamoodi. Ja siis me oleme kärsitud mõõdukusest tagurpidi, miks me edasi liigu, kuigi tegelikult lahendus on kohe siin, eks ole, maailm õiget pidi, sauatähs, õiglus õiget pidi. See lahendus on kohe nagu tulemas. Su tuleb enda mossitamisest lihtsalt üle saada, enda hirmudest, enda paanikast, enda mossitamisest, enda ühe koha peal istumisest, enda see, et sa surmakaart tagurpidi on ka nagu selline kõike halvav hirm, et kui ma muudan midagi, siis laguneb kõik koost. Näiteks ka sellised hirmud tulevad siit välja. Ja surm vaatamata enda nimele, dramaatiline nimi on tal surm, ja tegelikult on ta väga positiivne nagu kaart ja ta on kaart number 13 ja ma teen seda lugemist, kui on 13 ja reede, kusjuures see surmakaart on väga märgiline külaline meil siin. 13 on nagu selline nõiduslik, maagiline number. Numbrile 13 on antud nii palju negatiivseid tähendusi nagu kuradi tosin, et seda on üritatud nagu halvustada ja mõnitada, sellepärast, et tegelikult number 13 on püha naiselikkus. Ta on nõidade kaart, ta on niivõrd maagiline ja ilus, et võib-olla osad inimesed läbi ajaloo on kartnud seda numbrit 13 ja seal on üritatud omistada nagu mingi ebaedu või must kass ja 13 ja nüüd on ebaedu. Tegelikult need on kõik ülimad sellised õnnesümbolid ja number 13 on tegelikult väga õnnega koos ja ka väga-väga eriline number. Et ärge uskuge neid mingisuguseid kuradi tosinaid ja mingeid muid asju. Et ärge kartke neid. Surmakaart tagurpidi ongi see, et mida sa peaksid tegelikult kartma, on see, et sa passid lihtsalt mugavustsoonis, sa ei tee mitte midagi ja siis mõtled, miks sa vihkad kõike ja miks su elu nii paigal seisab, sa näed elu mustades toonides, mitte miski ei lähe hästi, sest me ise ei luba endal nagu vaadata enda sisse ja küsida endalt, mida ma tegelikult tahan, mis mind tegelikult häirib. Surmakaardis tagurpidi see on varjutöö. Surmakaart üldse on üks suur varjutöö, eks ole, ja varju sees on meil palju, meil on andeid, meil on oskuseid, meil on kurbust, meil on viha, meil on draamasid, mis me oleme elanud läbi, mis on õpetanud meile väga-väga palju, et ka elu võib-olla mustadest olukordadest ja toonidest ja hetkedest on nii palju kasvamist ja ärkamist ja tegelikult sära ja valgust välja voolamas. Ja siin on ka nagu mingisuguse vaimse ande avastamist läbi selle raskuste ja läbi selle nagu pinge ja selle, et me korraks on elu nagu sundinud meid peatuma ja iseendale nagu otsa vaatama, siis ma soovitangi iga kord, kui surm tuleb välja, vaata nagu kõige vastikumat asja nagu enda elus või enda sees.
Mine kohe nagu asja juureni või tuumani. Kas sa kardad raha pärast, kas sa vihkad oma tööd, äkki sul oli 10 aastat tagasi hästi õudne sündmus näiteks suhetes ja et mingisugune trauma on sinna sisse jäänud. Mine kohe nagu all in'i nii-öelda, et mine kohe nagu kõige vastikuma mõttetuma asja juurde ja vaata sellele otsa, et miks see juhtus, mis see mulle õpetas, armasta seda olukorda, tunne tänu selle eest, et see juhtus, see ju oli millekski vajalik, eks ole, ja kui me sellega tegeleme, tavaliselt me enda selle paigalseisu ja depressiooni ja masendusega mingil määral hakkab see lahenema, eks ole, ja siis hakkab ka lootuskiir, meil on esimene kaart on see lootuslill ja lootuse sõnum siit ju ka on tulemas, et see lootuskiir hakkab siis paistma. Et tegelikult sul on väga-väga palju viljakaid ideid, sest sul on ka see Demeter, eks ole, kes on siis meie Kreeka jumalanna Kreeka mütoloogias. Demeter on viljakuse jumalanna, ta on siis seal Vana-Kreeka, Vana-Rooma mütoloogias. Siis ta on nagu viljapõldude harimise jumalanna, ta on enda viljade küpsemise maitsmise jumalanna, see tehtud raske töö, mida sa oled teinud, võib-olla mingi ajaperioodi jooksul, see kaart kinnitab sulle, et see hakkab vilja kandma. See siis jumalanna ja see kaart esindab ka neitsi siis energiat. Neitsi energia on hästi, ta on maine 2 jalaga maa peal, neitsid on tegelikult tervendajad ja kõik me vajame enda ellu mõnikord sellist tasakaalu ja rahu ja tervenduse energiat. Sinu tervis paraneb, sinu raha paraneb, sinu karjäär paraneb, sinu mentaalne seisund stabiliseerub ja paraneb. Ta on nagu, et kas me tervendame ka enda liikumisharjumusi, me teeme rohkem trenni, me liigume värskes õhus, päike paistab, kas me tervendame ka enda toidulauda, kuna ta on ikkagi nagu vili ja vili küpseb ja viljakus ja see ka, mis me endale suhu pistame, et me nagu tervendame ka enda toitumist ja keha seeläbi, tõstame enda võnget. Paljud teist võivad hakata tundma tõmmet ka reiki poole, reiki või tervendavad helid või tervendav muusika või tervendavad maalid või et me hakkame ka tahame tervendada teisi ja seeläbi ka iseennast. Iga kord, kui me tervendame teisi, siis me tervendame iseennast. Iga kord, kui me aitame teisi, me aitame iseennast, eks ole. Neid see on väga altruistlik ja nagu tema miinuspool on see, et ta on väga ennast ohverdav nii-öelda. Et ta aitab teisi, ta annab enda seda viljakat energiat päris palju ära, et ta peab oskama nagu puhata iseendasse ka nagu seda anda ja külvata ka enda viljapõldu nii-öelda, et sul on ägedad ideed, sul on ägedad mõtted, et pane need toimima, et sa palju annad nõu teistele, palju aitad teisi, hoiad teiste kätt, sul tuleb ka nüüd iseenda kätt hoida, ise ennast nagu toetada, et sinu lopsakad ideed kannavad väga-väga head vilja, sul on hea mõte, on see seotud mingi maalimisega, muusikaga, raamatu kirjutamisega, mingi äriideed, mis sul on, et sauatähs ka seda tähendab, sellest ässast ju kasvavad välja puulehed, et sellest nendest sümbolitest ja ässadest. Kui sa muide tahad taro kohta rohkem teada, siis mul on ka seal tarokool on avatud, et ma olen loonud siis enda kodulehele tiiutarot.ee/tarokool, sinna loonud sellise kursuse, et sa saad õppida, et see on nagu online kursus, aga sa pead ka praktilisi ülesandeid tegema, siis iga tunni lõpus ja sa saad seal nagu siis vaadata neid kursuseid ja ka siis õppida omas rahulikus tempos. Aga tulen tagasi lugemise juurde. Selle Demetri kaardi kõrval on noor kuu veeelemendis. See on kasvamise aeg, see on kaart number 1, äss on ka kaart number 1, me alustame midagi uut, sul on uued uksed avanemas. Ma isegi ütleksin, et kaks projekti, 2 rada, 2 töökohta, 2 sissetulekuallikat või 2 sinu eluvaldkonda, suhted ja raha võib-olla, mõlemad saavad nagu uue alguse. Ja selle kaardi nimi on vaist ja vaist ongi vee-elemendiga seotud, sest vaist on meie kõhutunne. Kõhutunne, see on vesi, see on meie siis intuitsioon ja emotsioon. Et hästi kõhutunde pealt pane, kui miski tundub nagu vale, vastik, kripeldab, häirib keegi inimene, mingi projekt, ära tee, kohe pooleli, kohe ütle ei, jaluta minema. Kui su kõhutunne ütleb, et ma ei tea, et ma ei ole varem nagu tulnud selle peale, aga tunne on nii hea, tunne on nii õige, et prooviks nagu seda või õpiks seda uut asja või läheks hoopis sinna tööle või teeks hoopis seda, et kui su tunne on nagu hästi õige, siis absoluutselt nagu jätka sellega, et kõhutunde pealt tegelikult su suured ideed vägagi ilusasti kannavad vilja. Ja kuhu see kõik sind välja viib? Meil on õiglus, õiget,
vastupidi, see on üks nii hea kaart ka veel siia juurde, eriti ta ka puudutab meie tööd, raha, karjääri ja õiglus on siis uus töökoht või töölepingu allkirjastamine, palgaläbirääkimised, kõik koostöö on ka alati väga-väga hea õigluse kaardis, et see õigluses on nagu kaks osapoolt, et me leiame kellegi inimese, kellega me teeme nagu koostööd, see toob mõlemale võrdselt nagu kasu, mõlemad panustavad võrdselt, saavutavad võrdselt, mõlemad teevad nagu võrdselt tööd asja nimel. Õiglus on ka see, et töötaja on rahul, tööandja on rahul, palk on hea, tingimused on head, et kes tahab nagu tööd vahetada, uut tööd leida, see ei ole enam ka kaugel, sest maailm tähendab juba vana asja lõppu, sauades on uue asja leidmine, surmakaart saab mugavustoonis tulema välja ja ka õiglus ongi juba selle lepingu allkirjastamine või selle diili nii-öelda tegemine. Kes on ammu mõelnud, et tahaks raha teenida ka võib-olla tarodega või kristallidega või reikiga või midagi nagu vaimsemat või esoteerilisemat, siis sinu jaoks on see ennustamise kaart siin nagu väljas sellest haldjate kaardipakist. Samamoodi Demeter, samamoodi see vaist ja samamoodi ka maailm, et sellel mõttel on jumet, sulle öeldakse. Selle kaardi peal on kirjas niimoodi. Ennustamine. Tunneta oma intuitsiooni, mis on praegu eriti tugev. Sul on võimalus oma praegust olukorda kristallselgelt näha. Ja võib-olla sa aitad ka teistel nagu enda elus olukordasid kristallselgelt näha. Sul on mingisugune teatud nagu vaimne talent, mingi anne, sa saaksid panna selle raha teenima, on see tervendusega seotud või ennustamisega, on see midagi muud, mis sinuga hästi nagu haakub, et selles kaardis sa oled valmis väga julgelt seda nagu siis alustama. Sa oled juba tegelikult väga palju asju enda elus ja ka teiste elus ette ennustanud, et sa tead, et need on läinud täide, et see ei olnud lihtsalt kokkusattumus või et sa arvasid ära, jutumärkides, et sa tead, et sa oskasid seda ette näha ja vot siin on sinu märk, et sa peaksidki seda annet rohkem endas siis avama või panema sellega äriks või raha teenima sellega, et need kõik kaardid siin all toetavad ka äri. Ja meil on ka kaart, mis on seotud ka loominguga, kuna meil on see flöödiga puutarkuse haldjas. Puunümf aitab sul praeguse olukorraga toime tulla. Tema flöödi helid toovad teadmisi ja vastuseid. Mõnikord vaata helid ja heli nagu võnked või kõigi on nagu äkki mõelnud, et tahab hakata muusikuks või laulda või kirjutada laulu või õppida mingit instrumenti, laulukoori minna. Tervendavad helid. Mina olen hästi helide inimene, mina väga kuulan. Neid on Spotify's ja YouTube'is, igal pool on igasugused neid erinevaid siis tervendavad helid, mis tõstavad meie võnkesagedust või võib-olla ka sina nendega nagu hästi haakud, et aitavad mediteerida või muuta meie nagu energeetilist või et ka siis emotsionaalset meeleseisundit, tervendada, rahustada, ja see flööt on ka kuidagi oluline, et flööt, et ta mängib seda ise, tema nagu puhub ja vajutab neid nii-öelda nupp või sõrmedega siis käsitleb seda flööti selleks, et sealt tuleks sellised helid välja, nagu tema tahab. Ehk siis, et kuidagi sa leiad vastused läbi loomingu. Sul tuleb sõrmedega või suuga teha midagi. See kõlab väga imelikult, aga sul tuleb kas maalida või kirjutada raamatut või siis laulda palju või siis muusikat luua või siis hakata näiteks blogi pidama. Et meil tuleb nagu läbi oma keha midagi luua, midagi teha. See on seotud loominguga, kunstidega ja seeläbi seda tegevust tehes või sellele teekonnale minnes sa hakkad saama täpselt õigeid vastuseid. Asjad hakkavad lihtsalt iseenesest joonduma. Sünkroonsused hakkavad tekkima. Et flöödi helid toovad teadmisi ja vastuseid. Võib-olla sa mõtled millegi peale pingsalt, et kuidas ma lahendan selle probleemi enda elus ära. Järsku sa kuuled kuskilt mingi flöödi heli. Et see võib tulla kuskilt raadiost näiteks või et kellegi telefonist. Või sa näed seda nagu pilti, siis tea, et see on sinu jaoks see märk, et sa saad selle vastuse või et nüüd ongi aeg näiteks sellega siis ideega edasi liikuda. Kannatlikult ja rahulikult. Sul on ka kannatlikkuse kaart on siin üleval, kannatlikkuse kaart mõõdukus tagurpidi siin all, eks ole. Kannatlikkus on rikkus, aga see kannatlikkuse kaart siis räägib sellest, et praegu on aeg koguda siis informatsiooni, õppida, arendada endas mingisugust oskust, naudi
absoluutselt tunne rõõmu ja naudi seda perioodi, kui sa oled õppefaasis ja sa õpid midagi uut, sest tulevikus aitab see, mida sa hetkel õpid või arendad endas, panna ka selle teadmise nagu siis rahaks või tööks või eduks, et see hakkab sulle midagi tagasi ka tooma. Seega, kui sa oled ammu nagu mõelnud, et tahaks minna koolitusele või kursusele, arendada endas lihtsalt mingit oskust, absoluutselt, et igasugused need koolitused, kursused mööda külgi maha ei jookse ja see kuidagi aitab ka meid maandada, sest see kaart on ju seotud kannatlikkusega, et kõik me õpime, kõik peame kuskilt alustama. Kui sa alustad midagi uut, alguses võib-olla ei olegi kohe ideaalne, aga see ei tähenda, et me peame kohe alla andma. Ja räägime armastusest ka, kuna sul on see abielu siis ingel siin väljas, mis räägib pikaajalistest tugevatest suhetest ja abielust. Ja meil on ka õiglus õigetpidi, mis räägib tegelikult abielust. Õiglus on nagu asja ametlikuks tegemine, et reaalselt kirjutan paberil alla mingi abielu leping, eks ole. Ja need kaardid siis kannavad endas sellist sõnumit, et kui sa oled suhtes, kui sa veel ei ole abielus, siin on kihlumist, siin on abiellumist, on ka kolimist ja uue kodu leidmist või et isegi unistuste kodu leidmist all selles kohtumõistmises ja maailmas, et teie kui paar olete liikumas väga-väga õiges siis suunas ja valikuid, vaata otsust, meil on ka armastuse paarisuhete kaardipakis otsuste ja valikute siis kaart väljas ja valikuid ja otsuseid tuleb teha nagu armastusega ja kõhutundega ja südamega, mitte nii nagu teised ütlevad või loogika ütleb, et kolige sinna või tehke seda või ärge ikka praegu nii tehke, et teie peate koos siis läbi armastuse selle nagu otsuse tegema. Et teine teema siis ka, et kuna meil on sauade äss siin laua peal väljas, koos nende surmakaartide ja igasuguste kaartidega, kohtumõistmistega ka tagurpidi, mis on tunne, et me oleme rutiinis kinni meie siin kui paar ja meie siin suhtes, eks ole, et on kuidagi nagu asi on ära vajunud või tülpinud või kuidagi ei ole nagu seda särtsakat energiat enam meie vahel, siis tegelikult on sauatäss toob selle kireleegi meis nagu uuesti välja. Sauatässaga tasub minna välja, tasub seigelda koos, tasub mingi lahe reis ette võtta, mingi väljasõit, välja minna koos. Ja sauatäss on üsna nagu selline särtsakas ja sensuaalne kaart, ütleme niimoodi. Kes on vallalised, teie enam kaua vallalised ei ole, et sauatäss toob sulle väga sellise kelmika ja ägeda uue tutvuse. Sauatäss on nagu nii ilus ja vastupandamatu, et see on lausa füüsiline reaktsioon, et meie keha nagu reageerib talle, et me oleme kohe nagu kuidagi tema küljes või et temast hästi huvitatud ja tema meist ka, et sauatäss on selline vastastikune kirg või et vastastikune huvi, silmi teineteiselt ära ei saa, absoluutselt nagu asjad võib-olla isegi alguses väga kiiresti arenevad, sest mõõdukus on meil tagurpidi siin kõrval, mis on nagu selline, et teeme kõik kohe nüüd ja praegu, mida me ikka ootame, et päris huvitav. Ja et kuhu see välja viib, meil on õiglus ja siis meil on ka see abiellukaart, et mõlemad siis räägivad nagu pikaajalistest kesvatest siis suhetest ja tõesti nagu toetav edukas nagu paari suhe, et ja nagu selline kindel pühendumine. Ja kui sa oled hiljuti üle elanud hoopis, jällegi ma ei ennusta seda ette, aga kui sa oled hiljuti üle elanud suhte purunemise, mõnikord õigluse kaardis, me oleme pidanud tegema otsuse, et isegi kui ma tunnen veel seda armastust ja isegi kui midagi võiks veel olla, ma tunnen, et see ei ole enam minu jaoks või see lõhub mind või et miinused on suuremad kui plussid. Surm tagurpidi mõnikord tähendab nagu nende suurte tsüklite lõppu ka, see on väga valus kaart ka mõnikord, eks ole, et me ei elusta seda enam, on ju. Ja ka õiglusega õigetpidi sa näed, et see tegelikult oli õige otsus sulle, et see ei olekski saanud jätkuda, sest see oleks lõhkunud sind veel rohkem ära. On aeg lõpetada midagi selles maailmakaardis õigetpidi tõesti ja sa tegid selle otsuse südamega, et meil on ka see vali nagu südamega, vali armastusega, et sul on alati valik, tee enda valik armastusega ja me võime teist inimest armastada lõputult ja jäägitult ja mõnikord meie hingesugulased jäävadki kauaks veel meie südamesse, aga ja me võime armastada teda, aga me peame ise ennast rohkem armastama. Me peame ise ennast esikohal asetama. Mõnikord tuleb teha neid nagu suuri otsuseid läbi valu ja läbi nagu sellise piinarikka hirmu, aga me peame otsustama iseenda jaoks. Me peame armastama iseennast, eks ole, et tea, et sa teed südamega õigeid otsuseid enda elus või oled juba nagu teinud.
saadan sulle pikad kallid ja pikad paid ka, kui sa tunned ennast natukene nagu sellises loppis kohas või et raskes kohas hetkel nagu elus, tea, et lootuskiir on sul väljas, see läheb paremaks. Ja lootuskiirest rääkides meil on see lootuslille siis kaart, temake lootus, tal on kroontšakrast midagi nagu välja paiskumas, see on see sama lill, siuke roosakas, lillakas siis sära sealt tuleb nagu välja. Ja kroontšakra on seotud nagu kanaldamisega, meie kõrgem mina, meie hing, paljud, kes on kunstnikud, on ju, vahet ei ole, kas nad kirjutavad raamatuid või luuletusi või muusikat või loovad näiteks, disainivad riideid, mis iganes, on ju, et loometöö on igas inimeses olemas, mingisugune kirg ja mingisugune looming on alati igal inimesel olemas, ta on tavaliselt hästi erinev, võib-olla keegi on arhitekt või sisekujundaja näiteks, on ju, et meil on kõigil mingisugune kirg, mis lööb nagu silma särama ja me kanaldame tihti seda enda hingelt või kuskilt kosmosest kõrgetest sfääridest, kanaldame uusi ideid ja kanaldame seda loomingut ja siis sa läbi oma keha ja sellepärast on ka sul see puu tarkuse haldes, et me peame enda kätega või kurgutšakraga looma midagi, kuna see flööt on ka oluline. Läbi oma keha toome selle siia maailma. See aitab teisi, tervendab teisi, toob sulle endale ka raha sisse. Kurgutšakra on teine lill, mis on selle kaardil siis ära märgitud ja avanenud. Kurgutšakra ei ole seotud ainult rääkimisega või enese väljendamisega. Kurgutšakra on seotud loominguga, jällegi igasugused raamatu kirjutamised ja blogipidamised ja maalimised ja muusika, tantsimine, disain ja kuidas me ennast nagu väljendame ka selles plaanis nii-öelda. Et sul on nagu see anne või talent olemas kanaldada siia maailma midagi väga unikaalset ja teistsugust, ümberringi säravad tähed. See tähendab seda, et sa saad kuulsaks või et see saab nagu kuulsaks või inimestele see meeldib, et täht on alati kuulsus, taros ka, tähekaart tähendab kuulsust, laval säramist, eks ole, ja tea, et inimestele see asi nagu meeldib, inimesed koonduvad sinna, kus me teeme midagi autentset ja kiiksuga ja teistsugust ja enda mood ja midagi unikaalset, mida teised võib-olla veel ei ole nagu teinud. Seega, kui sa tahad enda äri luua või kunsti teha, siis tee hästi midagi nagu kiiksuga, tee nagu tõesti reaalselt väga imelikult. Imelikkus on ka rikkuse, seda ma ka alati ütlen, et eriti see tähe nagu sümboliga seoses. Ja siis meil on ka see maa tähe tšakra, mis asetseb tegelikult meie talla alt veel allapoole edasi maa sees. See kaart number 1. Meil on noorkuu kaart number 1. Meil on äss on kaart number 1. 111. 111 on uus algus. Väga-väga ilusad uued uksed avanemas, uut lootuskiirt, uut energiat, uut algust, absoluutselt siin on. Tea, et sa ei jää igaveseks sinna kohta kinni, kus sa praegu oled, et kui sulle näiteks ei meeldi su töö või sa tunned, et oled loppis omadega või lihtsalt nagu igavust ka või võib-olla asi ei peagi olema dramaatiline ja õudne. Vaata, mõnikord on lihtsalt nagu see, et nagu, et teen midagi, aga samas nagu ei viitsi. Et tea, et siin on uut energiat tulemas ja uued uksed on avanemas, kaua sa enam väsinud ei ole, sa hakkad uuesti siis, sa hakkad uuel rajal astuma, midagi uut ka tegema ja looma. Selle kaardi nimi on initsiatsioon, initiation, et me nagu kuidagi meid pühitsetakse nagu ka sellesse uude ellu, et sa oled selleks tegelikult valmis või et isegi selle kaardi sõnum, et kõrgemad jõud panevad sind praegu valmis. Selleks uueks karjäärirajaks, selleks loominguks, selleks uueks tuhinaks. Sa võid tunda ennast ja võib-olla viimaste nädalate jooksul sa oled tundnud ennast väsinud, kurb, nutad, masenduses, tahad magada kogu aeg, mitte miski sind ei huvita. See on kõik normaalne praegu, sest see vana energia peabki nagu meist üles kerkima ja ära kaduma. Et meile näidatakse tegelikult väga palju praegu, mis ei toimi enam meie elus, kohtumõistmine ja surm tagurpidi. Mis ei toimi, mis on mõttetud harjumused, mõttetud toitumisharjumused, mõttetud liikumisharjumused, mõttetud suhted, mõttetud mõttemustrid. Eks ole, et see kõik tulebki meist välja, see tekitabki tohutut väsimust, et meie süsteem saaks nagu puhastada seda. Sellepärast on alati hea puhastada ka oma kodu, see puhastab ka meid ennast tohutult ära, usu mind. Kui tunned ennast natuke loppis või igavuses, mine korista vannituba või kööki, kohe hakkab parem, tegelikult hakkab parem, et me puhastame ka ennast tohutult sellega ära. Ja see maa tähega, vaata, siin on ka täht jällegi, eks ole, peal, tähed ka siin kaardidest keerlevad, et meil on ka selle kuidagi
Täht tähendab ka enda hingerada ja meie lootust ja lootuskiirt ja meie hingeteekonnal suure sammu nagu edasi astumist. Mõnikord tähendavad ka hingesugulasi, kellega me oleme õigluse kaardis loodud koos äri tegema või looma midagi kunstilist koos. Mõnikord täht tähendab ka siis hingesugulase leidmist paarisuhetes, on ju. Et tunneli lõpus on valgus ja siin on nagu seda lootust, et see lootuse lill ka seda ütleb. Lootus on ka mõnikord selline rahu nagu sümbol, vaata see lootuslill, et selline meditatsioon ja rahu, et läbi rahu ja maha rahunemise, läbi selle lootuskiire uue alguse tegelikult siit on tärkas midagi uut. Ja see maatäht, kuna ta on maa sees ja ta on seotud ka meie nagu juurtšakraga ja hästi ta nagu juurutab meid maa külge, et ta toob ka tervendust ja maandust, sellepärast see viljakuse jumalanna Demeter on ka tema all, on ju. Kusjuures Demetri tütar oli see, kelle siis Hades ära varastas ja allmaailma viis ja tema tütrest sai siis see allmaailma valitsejanna, kes siis 6 kuud oli seal nii-öelda selles Kreeka selles põrgus või allmaailmas, 6 kuud elas seal ja siis 6 kuud elas maa peal. Ja see müüt räägibki siis sellest, et tema tütrest sündisidki aastaajad, kevad ja suvi, kui kõik õitseb, siis tema tütar on maa peal, elab, eks ole, siis ta on ju ka viljakuse jumalanna tütar, vaata siis kõik kasvab ja õitseb ja lilled õitsevad ja viljad puhkevad ja kõik kannab nagu vilja ja siis 6 kuud on ta seal allmaailmas Hadese enda abikaasa juures, siis on see sügis ja talv ja siis kõik sureb ja hääbub ja ongi nagu selline talveune periood, et see müüt siis räägib, et aastaajad siis sündisid nagu tema tütrest, või et sellest sündmusest, et see Hades allmaailma jumal või valitseja ta nagu ära röövis, eks ole, enda juurde 6 kuuks. Et niimoodi ta siis see tsükkel nagu käib ja see müüt ja see teema räägibki tegelikult tsüklilisusest meie elus. Ja mõnikord ongi tsükkel, kus me olemegi talveunes, kus me peamegi magama, kus mitte miski meid ei huvita, me peame väga palju puhkama ja siis ärkavad ka sellised peale seda alati tsüklid, kus on väga palju viljakust ja uusi ideid ja uusi töökohtasid ja uut raha ja et me olemegi nagu kuidagi tsükli vahetuses praegu tegelikult. Ja on ärkamas kevad ju, meil on kohe siin ka tulemas siis kevadine pööripäev, 20. märts, et on tegelikult see viljakuse tsükkel on algamas, nii et ärge heitke meelt. Ja maatähe tšakra, ta räägib ka meie juurtest, et kuhu ma kuulun. Ja minu jaoks on see nagu koduga seotud nagu teema, et paljud teist tahavad nagu uut kodu või kolida, kui sul hakkab järsku tühja koha pealt tekkima selline tunne, et tahaks uut kodu. Kolimise teema on väga positiivses valguses või võib-olla see koht ongi energeetselt ennast natuke ammendanud ja sa kuuludki juba nagu kuskile uude kohta, sa võib-olla veel ei ole lihtsalt praktilises maailmas või nii-öelda jutumärkides päris elus veel seda nagu üles leidnud. Vot niimoodi, see siis oli ajatu sõnum, väga palju sõnumeid tahtis siit välja hetkel siis kooruda. Tähemärgid ongi siis Demeter, tema on siis Neitsi ja taros meil on väljas surm, on Skorpion, õiglus on kaalud. Kusjuures ka Zodiaagi ringis nad tulevad järjest. Neitsi, kaalud ja Skorpion on siis Zodiaagi ringis järjestikused siis märgid number 6, 7 ja 8. Vot nii, ühe unustasin ära, issand jumal, kuidas ma võisin seda teha, meil on ka mõõdukus väljas. Mõõdukus on ambur, mis tuleb järgi, kusjuures trummipõrin Skorpionile, eks ole, number 9. Neitsi, kaalud, Skorpion, ambur. Järjest tähemärgid on siis selles Zodiaagi ringis välja tulnud, kuidas ma võisin unustada. Vabandust, kõik amburid. Ja vaatasin niimoodi, kui see siis oli ajatu kollektiivne lugemine, kui sa tunned, et see lugemine sinuga haakus, tahad isiklikku lugemist tellida, kirjuta mulle tere@tiiutarot.ee, tahad veel rohkem videoid ise vaadata, tiiutarot.ee kodulehel neid on, seal on rahateemat, armastuse teemat, mida toob aasta 2026, seal on nagu kõike, eks ole. Ja kui sa tahad õppida taro rahulikult omas tempos, siis Taro kool on siin ka seal samas kodulehel siis ootamas. Saad neid kursuseid vaadata, praktilist tööd teha, täpselt niimoodi, kuidas sinu siis elutempoga siis energeetiliselt klapib ja sobib. Suur aitäh sulle ka seda videot vaatamast, kuulamast. Tänan kõiki teie toetuse eest. Aitäh kõigile, kes vaatavad mu videoid, kes on hakanud Tiiu Taro YouTube'i kanalit jälgima. On ka pannud videole like ja kommentaarides märku andnud, kui midagi on hästi täppi läinud. Nii et tänan teid kõiki südamest ja aitäh, kohtume juba sinuga järgmises videos. Tšau!